tere! Täna räägime moest ja meid huvitab see, et mis paneb teatud inimesi ihaldama teatud kindlaid brände. Räägimegi siis brändidest. Ja kust tuli see huvi, et mina sain siis ühe naise käest igasuguseid erinevaid brändi asju. Et ütlen ausalt, et ise ma neid brändi asju osta ei saaks. Aga kuna ma need asjad sain, siis mul tekkis ka huvi, et mis riikide firmad need siis on ja miks need on siis paremad kui teised. Sellepärast, et ütlen ausalt, et osad need brändi asjad tunduvad mulle väga sellised peened ja väga sellised, mis nagu vajavad erilist kohtlemist ja mida ma lihtsalt ei pane masinasse kuidagi, vaid millel ma pean ikkagi mõtlema, kuidas ma seda pesen ja kuidas ma seda kangast siis nagu hoian ja kohtlen, nii et see püsiks ilus. Ja samamoodi näiteks Kossi kotipoes käisin ja siis mulle kohe müüja ütles, et see Kossi kott on selline disainikott, et sinna ei tohi nagu palju midagi sisse panna, et muidu läheb kohe katki. No ja siis mul nagu tekkiski selline mõte, et kui need brändi asjad tihti ei ole ka nagu funktsionaalsed, aga sellest hoolimata maksavad väga palju, et mis see siis on, mis paneb inimesi seda brändi ihaldama. Ja mu enda selline mõte on see, et näiteks me võib-olla tahame mingeid asju sellepärast, et kui meil näiteks endal ei ole mingisugust sisu, meil on endal mingisugune identiteedi probleem või asi, siis me hakkame mõtlema, et me tahame näiteks sarnaneda kellegi teisega ja võib-olla hakkamegi siis vaatama neid brändi lugusid ja siis leiame siis omale mingi sellise brändi, kelle moodi me tahame siis olla ja hakkamegi nagu ihaldama neid asju. Vot, mis sina arvad, Kadri, selle jutu peale? Mina arvan, et põhjus, miks soetada bränd või võib-olla mitte nii tuntud bränd, neid põhjusid on nii palju tegelikult, et panna nagu ühte patta, et siis on nagu inimene võib-olla ise sisutühi või tal ei ole endal lugu, et ta peab leidma kellegi teise loo. Ja see on kindlasti mingi hulk inimesi, kes võib-olla nii talitavad, kes võib-olla teadlikult, kes võib-olla alateadlikult. Aga see on nagu ainult üks väike osa nagu sellest. Et minul on olnud ka erinevaid brändi asju, ma olen neid ise ostnud, ma ei ole valinud mitte ühtegi brändi toodet brändi pärast. Ma olen see inimene, kes läheb poodi ja kui ta näeb seal midagi, mida ta tahab, siis ma lihtsalt ostan. Ja see nagu, kelle poolt see tehtud on, see ei oma nagu minu jaoks mitte mingisugust tähtsust. Et võtame näitena minu hetkel lemmikkoti. On selline. Siia ma olen ise lisanud juurde sellise vahva kunsttutikese. See on H&M-ist ja see kott maksis täpselt 40 €. Kõik toimib, kõik töötab, miskit ei ole kuskilt kulunud ega katki, on ta väga rahul. Võrdlusena on mul siin kõrval Ted Bakeri rahakott, millel on, tol on siin logo peal, see ei häiri mind, mis maksis 140 €. Miks ma ta ostsin? Ma ei ostnud sellepärast, et see on Ted Baker. Ma ütlen ausalt, ma isegi ei teadnud seda firmat varem. Ma lihtsalt käisin kaubamajas, ma nägin seda rahakotti, ma ütlesin, ma tahan seda rahakotti, see meeldib mulle. Ja kaua ta on sul vastu pidanud ja praegu ta näeb väga hea välja. See rahakott, mis näeb hetkel välja nagu uus, on mul olnud julgelt kuskil 3,5 aastat. Ja tal on täiesti kulumisjälged, et ta on täiesti nagu uus. Mingi tavaline rahakott ja ta on ikkagi mul juba hakkab nagu kuluma igalt poolt siit näiteks. Ja, siit on ja ta ei ole üldse mingi firmakott, lihtsalt mingi tavaline ja ta on juba suhteliselt kulunud. Nüüd ma sain sünnipäevaks selle Kossi kotti, mille sugulased künkisid siis kamba peale. Ja ma tahan nüüd huviga vaadata, et kui hästi see mul vastu peab. Mind just huvitab nagu see, et kui on see brändi asi, siis ma tahaks, et ta peaks vastu tõesti hästi. Ma tahaks olla kindel selles. Aga nüüd ma kardan, et ma ei saa selles ka olla tegelikult nii kindel, et samas ka brändi asjadega võib midagi juhtuda. Et näiteks mul mehel olid bossipüksid, et üks tuttav tõi Saksamaalt siis bossi poest ja ta kandis neid mingi mõned kuud ja siis ühel päeval ta hakkas neid lihtsalt jalga panema ja käsi läks tal läbi. Nii, võt, et suur auk sees ja põhimõtteliselt, pükse enam kasutada ei saa. Et see on väga suur pettumus tegelikult bossi toote kohta. Absoluutselt. Et pigem on ikkagi see, et meil on selline suur moetööstus, mille eesmärk on see, et sa võimalikult palju ostaksid ja ma nagu arvan või tähendab, ma olen nagu kuulnud ühe nagu butiigi pidajalt, kes ütles, et ka brändi asjad on ikkagi kahjuks alla käinud tänapäeva maailmas. Jah, ma arvan, selle puhul mängivad nagu väga mitmed asjaolud jälle rolli, et
et kui vanasti ei olnud suurtööstusi ja inimesed tegid kõik asjad nii-öelda handmade, eks ju, käsitsi, siis kui sa teed seda käsitsi, siis see kvaliteet nii-öelda on ju tegelikult teine ikkagi. Et loomulikult, sest et sa vaatad selle ükshaaval kõik ise üle, täpselt samamoodi nagu selle materjali, sest et kui sa toodadki liini peal neid pükse, mingisugune paarkümmend tuhat tükki korraga, siis keegi ei vaata ju neid ükshaaval üle. Keegi kontrolli seda materjali nagu sentimeetri kaupa üle, et kas sellega on kõik korras. Nüüd, millest aga tuleb nagu vahe sisse, on see, et kui ma ostan 10-eurised püksid, Tartus on Sepaturg, Sepaturult, ja lähen koju ja need nädala pärast rebenevad jalga vahelt katki, siis ma ei lähe Sepaturule, et miks mu 10-eurised püksid nagu katki läksid. Ei, ma viskan nad minema, võib-olla ma olen kurb, eks ju, et nad läksid katki, et alles ostsin, on ju. Aga ma ei nuta seda 10 eurot tegelikult ja niivõrd taga. Kui ma ostan endale 300-eurised kessipüksid kessipoest, siis ma võtan need püksid, võtan ma tšeki ja ma lähen tagasi. Ja nad vahetavad selle ringi, annavad raha tagasi, annavad sama toot, mida iganes, eks ju. Et nagu mingis mõttes mul on see garantii, et ta peab toimima, sest et see on ostetud sellisest tuntud kohast sellise raha eest. Ehk siis nagu bränd ikkagi nagu, kui on tuntud bränd, kui ta müüb kalleid asju, siis sa ikkagi, ta peab olema piisavalt kvaliteetne, et sa saad seda raha küsida nagu. Jah, aga brändi asja võib teha ka kurja. Ma tahan rääkida nüüd sulle ja teile, mis juhtus eile. Jaga rõõmu või kurbust. Jaa, et jällegi see kott siis, mis ma olen saanud, et see on Armani kott, tähendab made in Italy. Ja no muidu täitsa korralik, ma ei oleks üldsegi nagu arvanud, et siit võib kuskilt tulla välja mingisugune terav asi. Siin on põhimõtteliselt mingi imetilluke, väga terav asi, mis näeb lähedalt vaadates välja nagu mingi väike imepisike nael põhimõtteliselt. See on lihtsalt niidi ots ja mis on nagu kinnitatud liimiga või midagi, et on jäik. Aga ma kõndisin sellega ja mul oli seljas see kleit, Kairi Wildersoni kleit. Ja põhimõtteliselt nagu see kott tõmbas mul katki selle kleidi mitme koha pealt. Näete, nagu niidid tõmbas välja põhimõtteliselt. Et noh, ma ei tahaks, et ükski kott sellist asja teeb. Räägimata sellest, ma ei tahaks, et Armani kott sellist asja teeb. Et see peaks olema nagu nii super kvaliteet, et sellele ei juhtu midagi, et tal tuleb mingisugune terav asi siit välja, mis tõmbab jätab katki põhimõtteliselt nagu teise mingi disaini toote. Jaa, aga teisalt on ju see, et ta on kallis bränditoode, see ei tähenda, et ta on nagu superkangelane, kellega mitte midagi ei juhtu. Et samamoodi on ju sellest kangast tehtud ja kui sa teda sikutad või ta kinni jääb, ta läheb ikka katki, tal tulevad ikka niidid välja, eks ju. Ja teisalt kotiga täpselt samamoodi, et täpselt võibki juhtuda mingeid asju. Ja teisalt ei ole ka väga raske seda lihtsalt ära parandada. Muidugi on kurb see, et on selle kleidi ära rikkunud, aga... Ja mida tuleb hakata jällegi ka parandama. No põhimõtteliselt näiteks, kui minna kangapoodi ja leida siis mingisuguse sobiva riide ja disainida endale näiteks ise mingisuguse kleidi. Ja täpselt. Ja mis ei ole tegelikult halvem kui näiteks see, kui sul on mingi näiteks questi-kleid seljas. Ei, kindlasti mitte. Mina pigem väga imetlen sõbrannasid, kes teevad endale ise asju, olen natukene kade, sest neil on annet, neil on aega. Et arvestades, kui palju näiteks kuskil kangapoes kangad maksavad, sest ma ei ole õmble, ma ei oska, eks, et ma ei tee seda, mul ei ole seda mõtet ka teha. Et siis ma lähengi pigem nagu poodi ja valingi, kas ma tahan H&M-ist osta 15-eurose kleidi või ma lähen ostan kust iganes Bastionist võib-olla 150-eurose kleidi, eks ju. Ja emba-kumba ei pruugi olla nagu halvem, ei pruugi olla parem, aga teiselt minu kogemus, protsendid räägivad brändi kasuks. See samane rahakott, mis mul püsib ja ta ei lähe katki. Olgem ausalt, selle puhul mul on ka jälle hea meel, sest et ta tõesti väga meeldib mulle. Või noh, mis iganes asjad, eks ju. Aga kes dikteerib moodi? Kes ütleb, mis on moes? Selle jaoks on olevad moemajad ja moeloojad, fashion show'd ja asjad, mis loovad nagu moodi ja trende. Ja tegelikult aga keegi ju ei käsi neid kanda. Või järgida või olla kellegi täpselt või olla kellegi moodi. Keegi käse sul minna osta nagu, sa võid minna nii-öelda vintage poodi ja osta midagi, mis oli 100 aastat tagasi moes ja kui see ka praegu ei ole, siis võid seda ikka kanda, aga sellest ei ole midagi ja keegi tule sind nagu püssiga tänaval ähvardama, et kuule, et sul ei ole moekad asjad seljas. See on ju kõikide meie enda inimeste enda teha. Et
see Guessi kott võib ju olla seal müügil või Versace kott võib olla seal Aga sa ei võib-olla pea 3000, ostma, aga sa ei pea ostma sa ei pea tegelikult ihaldama seda ja võib-olla tahtma nagu iga hinna eest, sest endal on näiteks mingid suured laenud, onju, ja pole näiteks mingit toidurahaga, aga lihtsalt, et sul on ikkagi see Guessi kott ja asjad. Lissa, tule siia, mis teed? Tule hops. Et ikkagi natuke võlts on minu arust see võib-olla nagu seda ihaldada niimoodi, et iga hinna eest. jah, ütleme, kui noh, samas nagu jälle ei ole, eks ju, et kõik oleneb sellest, mida sa soovid, mis on sinu eesmärgid. Okei, aga selle jutu peale ma pakun sulle kohalikke mustikaid, mis on Toominga talumustikad Tartu Turuhoonest. mustikad on sama suured kui mu pöial. Väga head. aga nad on maitsvad. noh, tšau. Aga mis me siis lõpetuseks ütleme? Berta. Berta on meil täna. Lisaks minu lissakesele on mul ka Berta. Ma arvaks, et sellepärast ei tasuks üle stressata. Ja tegelikult tuleks ikkagi osta, vahetada, võtta vastu siis nii-öelda, eks ju. Neid asju, mis sulle endale meeldivad. Vajadused, soovid, kõik on erinevad, aga ma arvan, et ei tasuks nagu sellepärast nii väga üle stressata, et mis on nagu hetkel moes või mis on see bränd või ei ole. Ma arvan ka, et alati klassika on alati moes. Jah. Et kuskilt vaadata nüüd, et mis on moes ja nagu minna nüüd tormata poodi sellepärast, et näiteks see värv on moes, kuigi see värv näiteks mulle üldse võib-olla ei meeldi, aga ma panen selle selga sellepärast, et ma tahan ka olla nii nagu nemad. See on jälle nagu vale, ma arvan, ja tänapäeval minu arust on nagu eriti lihtne seda oma joont ajada ja seda nagu ka tänavapildis on hästi palju näha, et ei käi kõik lilleliselt ringi, sest või ei käi kõik mustalt ringi, et kooti on moes, vaid mul ongi tänaval, ongi see mustas, on see lillelises, on see, igaüks leiab selle oma stiili ja mitte keegi ei vaata enam tänapäeval nagu järgi, et kuule, et issand, mis sul seljas on. See pole üldse moes. Et see pole üldse moes, aga tänapäeval minu arust hetkel on see nagu nii lihtne, et põhimõtteliselt kõik on moes, mille sa ise välja kannad. Mis sulle endale meeldib, milles sa ise ennast hästi tunned, see ongi moes. Ja kui see on see nii-öelda järgi tehtud suure Guessi logoga särk nagu, aga las ta siis olla, onju. Et kui sina ennast nagu hästi tunned, siis on ju super. Ma arvan seda, et olge teie ise, kandke seda, mis meeldib ja tundke ennast hästi. Aga olgu, lõpetame siis tänaseks juttu ja järgmine kord jälle. Kõike head teile! Kõike head!